Kui talvel tundub isetegijatel ka väikene paus olevat, siis praegu kevadel hakkavad kõik mehed, naised, noorikud, noormehed järjest rohkem ja rohkem igasuguseid põnevaid aia asju ja tarvikuid ise tegema. Ja nii nurgakivigi võtsime siin Puumarketi uues kaupluses, kus on hästi mõnus tegelikult toimetada, ette, et vaataks korra ühe sellise väikse aiatooli või õigemini ta on praktiliselt kahe inimese väike mõnus pink tegemist, mida võiks ühe pingi tegemisel arvesse võtta. Kuna see tool või pink läheb ikkagi õue, siis kasutage tingimata õue tingimustesse mõeldud kruve. Antud juhul siis SV terrassikruvid, nad on spetsiaalse korsil kattega, nii et nad ei hakka roostetama ja siit ei ole seda ohtu, et sellest kruvi peast hakkab mingisugune tume nire alla jooksma, kui tool vett saab. Siis kattelaudadeks terrassilaud, suurepärane ja mulle meeldib iseäranis see kahepoolne terrassilaud, mis Puumarketis saada on. Sellepärast, et siit me saame valida siis, kumb pool nagu ilusam jääb. Ei ole seda suurt vaidlust, mis tavalise terrassilaua puhul ikka on, et kumb pool see õigem pool. Siin on kõik pooled õiged. Ja üks pisikene nõuanne veel, kui te hakkate kattelaudu kinni keerama, siis vanad distillerid ütlevad alati, et kahe detaili ühendamisel peab olema kas üle või puudu. See tähendab, et servaga panna asju puidu puhul ei tule hästi välja, siis on iga väiksemgi viga või grammikene nihet näha. Seepärast siin antud juhul selle tooli või pingi esiservaga me puudu ei saa panna tahapoole, vaid pigem laseme sõrma järgi siin praegu 4 millimeetrit see lauaserv ulatab üle ja see on piisav, et teha see või jätta see ühendus selline ilus. Kruvipea ei tasu ka üleliia sügavale sisse keerata. Keerake nii, et see kruvipea jääks puidupinnaga tasa, siis ei teki siia niisugust auku, kus vesi hakkab kogunema ja kus ta väga kiirelt ja kergelt välja ei kuiva. Ja tegelikult see tooli tegemine on hästi lihtne asi. Võtke üks nädalavahetus ette ja oma käega tehtud toolid on kõige ilusamad asjad kodu ees.